kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Siin saabki teha, see on nagu jooga ja maja, aga et oleks väike vigur, siis ongi jooga maja. Ja siin saab teha erinevat stiile joogat. Kui ma selle stuudio nüüd juba 5 aastat tagasi, mida me tähistame oma sünnipäeva lähiajal, siis sai tehtud hot või Bikram stiilis jooga jaoks. Ja sealt juurde tuli ka mul millesse ma ise armusin joogasse. Nüüd me oleme täiendanud siin Yangiga, Vinyasa tund käib hetkel all saalis ja on ka seljapilates neile, kes oma selja probleemidega on. Joogastiilid on põhiliselt, et üks on kas hatapõhine või astangapõhine ja kui me võtame üldse siis see on nagu täiesti omaette selline lõdvestav, venitav ja täielik rahu, mida sul on väga raske võib-olla isegi hoida, et see teebki innist nagu raske jooga. See on elustiil. Ta annab sellisele kehale meele ja tasakaalu iseendale, et sa lood oma kehas selle. Joogat võid sa teha terve elu. Kui sa oled sinna ilmselt läinud sellele rajale, siis sa sinna jääd. Ja see ei ole võib-olla kõige kergem, et tuleb tagasilööke. Kõik on ootused, mida sa ootad. Tahad sa ennast ainult vormi saada jooga abil või tahad sa ainult oma meelt puhata jooga abil. Sa pead selle kesktee endale leidma ja selle sihi. Mitme joogatrenniga sa siis tunned juba mingit erinevust iseenda sees? Ma arvan, et mingi 4-5 annab sulle selle tunde, et mida ma teen ja kas ma olen õige stiili endale valinud. Aga eks ta ikkagi hakkabki nii, et sul tekivad need tõusud mõõnad, et nüüd ma olen juba oskanud seda asentit teha, et sõdalane on väga hea. Aga kindlasti tagasilöögid tulevad hoopis teisest kohast, nii et selleks tuleb olla sellel teel valmis, et siin sa kunagi ei saa valmis, vaid sa lihtsalt liigud. Kindlasti on joogas käia ja sellega tegeleda kasulikum ja sellest on suurem abi ka otsida füsioterapeudilt abi ja käia seal siis võtmas neid korduseid. See on ise endale kehaga töö. Kui endal on hommikune jooga tehtud, siis oleks aeg hakata mõtlema oma beebile. Beebisport on laste varajast arengut toetav keskus. Eelkõige on meil siin füsioteraapia beebidele, väikelastele ja traumajärgsetele lastele, rühiprobleemidega lastele. Lisaks sellele on meil veel ka logopeediteenus, psühholoogiteenus, eripedagoogiteenus, tegevusterapeuditeenus ja võtab vastu ka toitumisnõustaja. Vanuses on meil kõige väiksemad beebid, kes meil hakkavad käima, on 2-kuused. Kõige väiksemad meil on siis kas riskifaktoriga sündinud beebid, kelle arengut on vaja toetada. Nad on kas siis jäänud hapnikupuudusesse või on olnud liiga raske sünnitus või on olnud enneaegsed beebid. Lisaks sellele käivad meil siis väikelapsed ja beebid rühmavõimlemises, kus siis oma emmede või issidega saavad füsioterapeutide juhendamise lapsed teha võimlemisharjutusi, et kujundada liikumisharjumust ja õigeid liikumismustreid. Siis käivad meil teraapiates rühiprobleemidega lapsed ja traumajärgsed lapsed. Ja siis on meil lastele veel nüüd alates septembrist Tartus beebispordis ka ujumisteraapia, kus siis oma emmede issidega käivad lapsed vees. Ja esimesed 3 aastat on lapse arengus väga tähtis ja tundlik aeg. Just siis pannakse alus lapse edaspidisele elule ja arengule ja seetõttu ongi meie majas siis olemas kõik spetsialistid, et kui Tartus me oleme beebispordina töötanud juba 15 aastat, siis Tallinnas saab meil just lähipäevadel täis 2 aastat. Tallinna beebisport asub Kotka tervisemajas Kotka 12. Kõik täpselt samad teenused on ka Tallinna beebispordis olemas, on füsioterapeudi vastuvõtt, on logopeedi vastuvõtt, on eripedagoogi vastuvõtt ja tegevusterapeudi vastuvõtt. Ainukene, mida meil siis Tallinnas ei ole, on ujumisteenus.
Lisaks füsioteraapiale toimuvad meie keskuses ka lastele muusikatunnid nii Tartus kui ka Tallinnas. Ainukene, mida meil siis Tallinnas ei ole, on ujumisteenus. Laulutunnid on meil alates 5. elukuust ja kuni 5-aastaste lasteni. Siit Tartust natuke Jõgeva poole sõites on selline huvitav kohvik, et räägi, mis koht see selline on? Selle koha nimi on Pork Belly ja me ise nimetame teda mõnusa toiduga kohvikuks. Ja Pork Belly on tal sellepärast nimi, et me kasutame oma põhitoidus sealiha. Et 90% meie toitudest ongi sealihast. Eriliseks teebki selle kohviku selle, et me tellime lihasid kõrvalt lihapoest, see on meil alati värske, alati on ta eestimaine, et ei ole ta külmutatud, ei ole sulatatud ega midagi, alati värske. Et eestimaine ja suurem osa, nagu ma ütlesin, on sealihast ja praegu oleme liitnud juurde lambaliha. Et meie menüüs on praegu 2 lambalihast toitu, on karre ja on lambaliha koodisteik. Me oleme avatud esmaspäevast reedeni kella 10 kella 5 või siis nii palju, kui klienti jätkub. Ja ka on võimalik laupäeval meil lahti olla, kui on mingi tellimus eraldi. Ja siin on ju ruumi tegelikult üsna palju, et saab siin ka üritusi korraldada. Jaa, et siin saab korraldada bankette kuni 30 inimesele. Et siin taga on vähe suurem saal, kus mahub 20 inimest istuma, ütleme suure laua taha. Ja ka suurema seltskonna puhul saab need kardinad eest ära lükata ja tuleb üks tervik selline suur saal, et saab ka suuremaid üritusi pidada. Menüüs on meil igale maitsele, iga meie külaline, kes tuleb siia, et leiaks midagi endale maitsvat ja saaks ikka kõhu täis. Et see on ka nagu meie üks eelised, et meie portsud on hästi suured. Sõit natukene Tartust välja tasub igal juhul ära. Jaa, meil on see hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea. Ütleme, kui võrrelda Tartu hindadega, siis meil on ikkagi odav ja ütleme, et söögi kvaliteedid on paremad kui Tartus. On ka magusasõpradele, ütleme, tordid, saiakesed. Mu ees on nüüd lambaliha, suu jookseb juba vett. Ma küll tegelikult ise väga suur lambaliha sõber pole, aga see pidavalt olema väga hea. Meil oli õigus, see on tõesti päris hea. Me oleme Eesti turul üle 20 aasta tegutsenud, meil on 15 riiki, üle 20 koostööpartneri ja meil on see huvitav number, et meie tootevalikus on 555 toodet. Meile meeldib selline ilus number, siis selle tõttu on selline arv. Loomulikult need tooted vahetuvad, tuleb juurde, läheb ära, aga üldjoontes hoiame sellist joont. Ettevõtte, kes toob maale maiustusi, küpsiseid, kõiki neid. Ja kuna me toome erinevatest riikidest, siis ongi meie valik on hästi lai. Ja kuna praegu on ikkagi väga oluline aeg jõulud, siis me oleme valmistunud väga tugevalt jõulupakkumisteks. Mis siin kõik siis täpsemalt on? Kui me räägime sellistest, mis meil on aastast nagu hitid, on kõige lihtsam asi, on piparkook. Ta on täpselt selline piparkook, nii kui oleks kodus tehtud. See ainult, et kui ostad selle piparkoogi glasuur peale ja kõik sõbrad petad ära. Praegu on ju väga oluline kõik need multifilmi tegelased, mis mingi filmina jooksevad. Ka meie püüame olla selle koha peal advendikalendrid. Võib-olla kõige olulisemad selliseid kommikarpe ja neid leiab ikka turult ka teiste konkurentide käest, aga meie põhisuund praegu on kommipakkide tegemine. Meie Päkapiku kontor juba töötab väga ilusti ja miks see nii oluline on, et kuna see, et me teeme oma nägemuse järgi, paneme neid kommipakke kokku, me täidame ka ettevõtete või eraisikute või lasteaedade või hooldekodude vajadusi, nad helistavad meile, nad soovivad mingid erikommi ja ka nüüd, et aeg on ju veel, sest ega pakkide jagamine hakkab alles kusagil detsembri keskelt, mitte eriti varem, siis me teeme kõikidele firmadele, kes meiega ühendust võtab, teeme vastavalt tema soovidele sellise kommipakikese. Ja kõikidele kommisõpradele on meil väga hea uudis, sest koostöös kommipommiga loosime välja suure kasti komme.
Ja kui ma ütlen suure, siis see ka on suur. Aga praegu lähme nüüd reklaamipausile, kuid jääge meiega, sest nagu ikka on meil palju põnevat veel ees. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Mina ostan kõik oma ilutooted Kehapoest. Tantsukool Error nimeline kujutab endast tantsukooli, mis õpetab lapsi, annab neile mitmekülgset tantsuharidust, sealhulgas siis tänavatantsu, džässi, breiki, hip-hopi, lüürikalist liikumist. Meie põhieesmärk on lastele anda mitmekülgset tantsuharidust. Mis vanuses lapsed teil siin käivad? Kõige nooremad on meile 3-aastased pisikesed, nii poisid kui tüdrukud. Ja tegelikult teil on siin ju päris suurel hulgal poisse, et mida siis poisid tantsivad? Meie poisid võib öelda, et on ikkagi juba kõike teinud, aga nad ise eelistavad oma eesmärke hoida ja fokusseerida ikkagi hip-hopil ja breik-tantsul. Poisse on alates 3. eluaastast kuni siis täpselt nii palju kui 19. eluaastani. Poisid teinekord on isegi julgemad kui tüdrukud, et julgevad ennast rohkem avada, rohkem ennast proovile panna. Ja seetõttu see maailm on nii imeline. Ja mida siis sina soovitaksid poisile, kes tahab tantsima tulla, aga ei julge veel? Ei tasu karta, tuleb lihtsalt proovida, tuleb tulla kohale, vaadata, kas meeldib või ei meeldi ja sealt juba saab aru, kas see tantsupisik on sees või kas ta on selle jaoks loodud või mitte. Ja kas ongi võimalik tulla täiesti kas või novembrist ja lihtsalt proovida? Üldiselt, kui meil rühmad ei ole ülerahvastatud, siis ikka. Ja mis päeviti teil üldse siin treenid toimuvad? Põhiliselt ikkagi esmaspäevast reedeni, aga meil on võistlejate grupid, mis teevad tööd ka nädalavahetustel. Ja kuidas teiega ühendust saab? Kas helistades või kõige parem viis on minna www.errorstudio.ee kodulehele ja sealt täita näiteks registreerimisvorm või kontaktide alt helistada peatreeneritele. Kui palju teil üldse siis poiste rühmasid praegu siin on? Tänase päeva seisuga on meil kokku 6 rühma ja alguse sai see siis 2012. aastal, kui siis esimesed poistantsijad tulid meile tantsukooli. Et see poiste rühmade omamine ja nendega tegelemine annab tantsukoolile nii palju uut hingamist ja lisaks sellele kõigele annab ta nagu hästi palju täiendavaid võimalusi. Tänaseks meile Lõuna-Eestist piisab. Nüüd aga lähme pealinna shoppama. Nagu ma ütlesin, siis nüüd lähme shoppama ja shoppama lähme ühte hästi huvitavasse keskusesse, mis on justkui vaba aja veetmiskeskus. Alustame siis sellisest Jaapani-pärasest toidukohast. Siit saab kooki, siit saab sushit, siit saab nuudleid. Siin nagu näha on hästi hubane õhkkond, kuhu tulla koos sõprade, perega istuma ja nautida mõnusat toitu. Ja lisaks sellele, et siin saab söömas käia, on siin ka huvitavad poed, kust osta näiteks kingitusi. Ja kui sa naisele lihtsalt lillekimpu ei soovi viia, siis miks mitte viia selline tervislik kimp, mis koosneb siis erinevatest kuivatatud puuviljadest, pähklitest ja kõigest paremast. Naine kindlasti hindaks seda. Ja siin on meil väga suur valik lihatooteid, mis pidid muideks olema täitsa eheda liha maitsega, et viineridki pidid maitsema ikka nagu liha. Toidukohti on siin muidugi veel. Siin pakutakse veel Aasia pärast toitu ja erinevaid pitsasid. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga see on kõige suurem meekook, mida ma vist elu sees näinud olen. Ja lisaks sellele saab siit tegelikult veel kooki kaasa tellida.
kui tihtipeale võib-olla nii, et moonirullides väga mooni sees ei ole, siis pääsukese pagaris kindlasti seda probleemi ei ole. Nagu siin näha, siis hakatakse kohe siinsamas tegema värsket tanduurileiba, et see on kindlasti väga huvitav protsess, nii et jälgime. Ma iga päev nagu siin käin ja ütleme niimoodi, asju on meeletult palju, kõik on väga maitsev. Nüüd ma sain küll kõige värskematust tekileiba üldse, kuid sellega meie päev veel ei lõpe. Lähme vaatame, mis meie päev veel edasi toob. Oleme tagasi pealinnas, et siin ka natukene elu nautida. Kuna kõht on parajasti tühjaks läinud, siis lähme sööma veidi tavalisse, kuigi ka ebatavalisse kohta, keldrisse. Me oleme praegu restoranis Salt Kadriorus. Me oleme selline väike restoran, mis oleme juba 7 aastat tegelikult avatud ja selle 7 aastaga me oleme hästi palju arenenud ja õppinud ja ise kasvanud ka. Ja üritame olla natukene teistmoodi, natukene erilised, toome maitseid siis üle kogu maailma erinevatest põnevatest köökidest, siis teeme neid natukene enda moodi. See ongi nagu meie idee, et tuua võimalikult maitset, võimalikult autentselt inimesele kätte. Me üritame pakkuda emotsiooni, et anda seda toitu siis koos veinivalikuga, koos muusikaga, korraldame ka tihti erilisi selliseid üritusi, et meil on selline hästi tore, armas väike kollektiiv siin ka. Hetkel on väga populaarsed Aasia köögid, Lõuna-Ameerika köögid, et oleme inspireeritud sellest, päris palju mereande kasutame ka ja näiteks üks meie populaarsemaid toite on siis sinikarbid, mis on tai moodi, siis sellised ingveri ja chilliga natuke vürtsikad, et sellepärast on päris üle maailma inimesed siin kohal käinud, neid maitsnud ja väga kiitnud. Tegelikult teeb teie restorani veel eriliseks see, et te teete ju pop-up restorani, et räägime, mis asi on täpselt pop-up restoran? Kui tavaliselt restorani omanikud mõtlevad selle peale, et avada uus restoran kusagil, siis meie oleme otsustanud teha natukene teistmoodi ja oma restoran, kuna me oleme nii väiksed, viia välja ja kuskile erilistesse kohtadesse. Ehk siis viimasel ajal pea iga kuu oleme kuskile täiesti pärapõrgusse läinud ja teinud siis nii-öelda 1 päevaks restorani. Me oleme sattunud ka Kanadasse, Torontosse tegema, me oleme käinud Lõuna-Aafrikas tegemas, me oleme teinud Saaremaal, me oleme teinud Haapsalus ja erinevates kohtades. Ja järgmine pop-up ongi tegelikult nüüd 31 kohe tulemas, kus me teeme siis Chocolate and Champagne'iga põhimõtteliselt kunstilaos koos siis selline Dia de Muerto ehk surnute päeva pop-up. Hetkel on piletimüük täiesti käib, et Facebookis on siis selle kohta ka ürituse link ja meie kodulehel ka. Chocolate and Champagne'i kunstiladu, kuhu nad on kogunud väga-väga ägedaid asju ja seal me avame siis surnute päeva 1 õhtuks. Me asume siis hetkel Sepa 24 korterelamus ja asume siis viimasel korrusel ilusa vaatega merele. Ja asume Malmer Klaasiumi poolt klaasitud rõdul. Et meie oleme siia ehitanud siis piirded, rõduklaasid ja ka vaheseinad. Teeb rõdu turvaliseks, et nii lastele kui näiteks kassidele siis kaitseb ilma eest, et kui sajab vihma, hoiab vihma eemale, sajab lund, hoiab lume eemale ja muus osas ka tolmu ja muu sellise saaste. Hoiab nii-öelda rõdu põhtana ja saab kasutada aastaringselt. Ka linnud näiteks tihtipeale korterelamutes tulevad rõdule, et siis hoiab ka näiteks linnud eemale. Ja neid eeliseid on siin veel mitmeid, aga et rida on pikk. Me tuleme vaatame iga rõdu personaalselt üle ja selle põhjal siis otsustame, et kas kandekonstruktsioon on piisav, et meil on ta rippuv süsteem, et siis see ülemine tala, kuhu külge ta kinnitatakse, et just see ülemine betoonosa siis näiteks või puit, et oleneb kuhu kinnitada, et see peab olema korralik, et see peab suutma seda rõduklaasi kanda. See on ka eelis selle süsteemi puhul, et ta on rippuv süsteem, et siis ta paneb selle raskuse lihtsalt sellele ühele rõdupaneelile, et ta ei koorma tervet, kui näiteks reas kõik rõdud, et ta ei koorma kõiki rõdupaneele. Et siis jah, raskus istub nii-öelda ühel rõdul. Selle rõdu eelis on ka see, et jah, selle saab näiteks päikselise paisteilmaga jälle lahti teha ja kõik klaasid siis tulevad ühte nurka kokku. Et siit sellised nad avanevad.
ja kust siis sellist asja tellida saab? Siis tuleb võtta ühendust Malmer Klaasiumiga, malmerklaasium.ee on meie koduleht, ka telefoni teel ja meili teel, et seal on kõik andmed olemas. Konstruktsioonidest ja põhiliselt teeme neid rõdudele, et teeme rõdupiirdeid, rõduklaase, samuti teeme selliseid maast laeni klaase ja ka lingiga, et oleks lihtsam avada. Samuti teeme vaheseinu ja katusekonstruktsioone, et teeme siis klaasalumiiniumis katusekonstruktsioone või siis tõmbidel klaaskatuseid, et vastavalt vajadusele siis leiame sobiva lahenduse. Me teeme tegelikult lisaks ka talveaedasid ja talveaia konstruktsioone, et teemegi algusest lõpuni valmis sellise konstruktsiooni, mis siis näiteks eramajas võiks olla oma aeda panna, et selline tore lisa, kus saab siis Eesti vihmase ilmaga ka suvel grillida. Me oleme Oko restoranis Haabnemes. Oleme oma suunitluselt pererestoran. Kõik väikeste ja suurte lastedega pered on siia meil oodatud. Laste nurgad on olemas nii alumisel korrusel kui ülemisel korrusel. See on väga hea koht, kus perega suvisel ajal kindlasti ranna ääres olla ja talvisel ajal siis talvist merd vaadata. Et tegelikult siin saab ju ka üritusi ja seminare korraldada, saan ma õigesti sellest aru? Jaa, tõsi, et meil on 3. korrus selle jaoks, mis on siis pindalalt väiksem kui need teised saalid, kus siis saab privaatselt kas seminare korraldada. Ja kui palju inimesi seminariruum mahutab? Mugav on seal olla niimoodi kuni 15-20 inimest, aga me oleme ka mahutanud 30 inimest sinna, et oleneb seminari formaadist ja kõigest sellest. Et meil on võimekus ka seda teist korrust broneerida ja seal bufeelauda pakkuda. Seal on sünnipäev peetud, mingeid firmaüritusi, kus me siis praegune ülemine piir on olnud 120 inimest. Me oleme ära toitlustanud ja nad on ennast mugavalt seal tundnud. Me oleme iga päev lahti. Kuna tegemist ongi restoraniga, siis mida te head süüa pakute? Ütleme, et meie menüü koosneb niisugune ingliskeelne väga kena lause või väljend selle kohta on slow fast food. Pakume pitsat, friikartuleid, purkse, natukene võib-olla mingit restoranilikumat toitu, mingid ribid. Aga suures pildis ikkagi slow fast food, ehk siis kiirtoit, mida me teeme väga-väga hoolikalt ja väga kõvade standardite järgi on need retseptid meil välja töötatud. Kasutame ainult elavat juuretist, mis pitsa puhul veel väga-väga oluline on kõik see, mis sinna pitsa peale läheb. Et ma ei tea, kas mu ülemus lubab seda kastme retsepti jagada, aga loodame, et ta ei vaata seda. Siis ühesõnaga tomatikaste käib niimoodi, et võtab tomatikonservi, lased saumikseriga läbi, paned soola ja ongi valmis. Selle võti on lihtsalt see, et see tomatikaste peab olema väga kvaliteetsetest tomatitest ja meie tomatid tulevad San Marzano piirkonnast, siis Vesuvi jalamil põhimõtteliselt kasvavad ja ainult neid tomateid kasutame. Ja nii. Hästi mõnus, et seda taigend suhteliselt kastmegagi. See on päris hästi. Täiega hea. Kõht on täis ja hea on olla, kuid sellega meie saade lõpebki, kuid ole mureta, sest nädala pärast oleme jälle teie ees.